Tänavu 2021 sügisel möödub 125 aastat esimestest kinoetendustest, peab rõhutama esimestest avalikest piletimüügiga kinoetendustest Eestis. Oktoobri algul, 4. oktoobril praegu kehtiva kalendri järgi toimus esimene kinoseanss Tallinna börsihoones, mis siis praegu on Eesti Ajaloomuuseumi peamaja, börsihoone väikses saalis. Tartu Postimees, toona Eestis ainuke eestikeelne ajaleht, kirjutas sügisel mõni aeg enne selle seansi toimumist ka Berliini maailmanäitusest, kus neid liikuvaid pilte demonstreeriti ja seda võib siis ka pidada üheks Eesti esimeseks filmiartikliks eestikeelseks. Ja see programm jõudiski Eestisse läbi Riia, nii palju on ajaloolased välja selgitanud. Tõenäoliselt pärast Tallinna seansse filmiprogramm rändas kuskile mujale, kas Peterburi või Riiga, seda me ei tea, aga siis 1,5 kuud hiljem või umbes nii jõudis ta Tartusse tagasi ja 4 päeval näidati ka Tartus filme. Ja programm oli tolle aja kohta üsna tavaline, seal oli ikka Ameerika kiirrong, nii nagu ka kunagistel Pariisi seanssidel pidi liikuvat rongi näitama, sest see tekitas elevust. Tantsijad, ujujad, meri, kõik mis liigub, on filmivaatajad alati huvitanud ja selle tõttu valiti just sellised elevust tekitavad pildid. Need filmikesed olid 40-50 sekundit pikad, nii-öelda ühe rulli peal ja iga rulli vahetamise järel oli valguspaus, kus publik sai omavahel juttu ajada ja muljeid vahetada. Siis pandi järgmine. Sellised programmid etendusid kõikjal Euroopas toona. 1896, kus varem, kus hiljem. 1896 ongi kinematograafia või kinokunsti läbimurre terves maailmas. Paari nädalase või nädalase vahega erinevates riikides toimuvad need esimesed kinoseansid. Mäletatavasti esimene maailma avalik kinoetendus, kus müüdi ka pileteid, see on see määratluse alus, toimus 28. detsembril 1895 Pariisi Grand Café kohviku keldris Kaputsiinide pulvaril, see on Pariisi ooperiteatri juurest ümber nurga, see koht on siiamaani alles. Kui möödus 100 aastat esimesest Tallinna kinoseansist, siis pandigi paika see idee, et Tallinnasse peab rajatama filmimuuseum. Ja nüüd 25 aastat hiljem me võime siin filmimuuseumi ruumides seda juttu rääkida.